Alustan võib-olla Rein Langist, kes on siin samas minu ligidal ja kui ta sai 2011 kultuuriministriks, siis käis Heili Sibrits just temal külas Postimehest ja vastas kultuuriministri lubadus. Kultuurkapitali esialgne eesmärk, mille jaoks ta loodi, tuleb taastada. See pole 1 või 2 aasta asi, sest Kulka on võtnud endale kohustusi. Praegu on Kulka rahastamisega kõikvõimalikku betooni kinni makstud, aga see pole õige, see on põhimõtteliselt väga vale lähenemine. Pole õige, et suure nõukogu esimees on kultuuriminister, sinna on kodeeritud teatav huvide konflikt. Kuna ükski kultuuriminister, mina ka pole see esimene, pole suutnud kultuuri vähese rahastamise probleemi lahendada, raha on alati vähe, isegi kui minister oleks issand jumal, et siis üritataksegi neid vajadusi lappida läbi Kulka, aga seda ma pean väga valeks. Selle tahaks korda saada. Kas sai korda? Tere. No ei saanud ju. Ma olen endiselt sellel seisukohal, et need väga suuri investeeringuid ehitistesse et ei peaks tõesti Kulkas tegema. Ja teine asi, mis mind on kogu aeg häirinud, ma olen alati selle Sirbi vahelehe lugeja, kus on kõik eraldised ilusti kirjas. Et mis minule käib küll pinda on see, et Kultuurkapital finantseerib haridusministeeriumi haldusalasse kuuluvate avalik-õiguslike ülikoolide õppetegevust. Et kui on avalik-õiguslik ülikool ja tal on oma eelarve, siis võiks vähemalt õpetamisega seotud kulud olla ikkagi eelarvestatud. Et neid ei peaks lappima Kulka eelarvest. Muidu on ju Kultuurkapital ikkagi uskumatult äge nähtus. Sellisena, nagu ta Eestis on, maailmas üsna ainulaadne. Ja mis veel ainulaadsem on see, et ta kuulub maailma kõige efektiivsemate fondide hulka. Minu andmetel on Kulka administratiivne kulu kogu tema käibest kuskil 3% ringis. Kertu võib, nüüd on tõusnud. Aga ütleme 4%, keskmiselt on see maailmas analoogsete fondide puhul kuskil 10. Ja on muidugi fonde, kus on 20–25%, siis makstakse palkadeks ja esinduskuludeks oma käibest ära. Nii et see 4%, see on ikka tegelikult väga hea saavutus. Nii et see 25. aastal asutatud süsteem on osutunud elujõuliseks tänase päevani. Mina väga loodan, et selle põhimõtteid lahti ei kista veel vähemalt järgmise 20–25 aasta jooksul, sest niipea kui avada Kultuurkapitali seadus, niipea tuleb, see on nagu Pandora laeka efekt, sest siis tuleb neid ideid, kuidas maailma paremaks muuta Setust ja Saarest ja see on juba ohtlik. Nii et mina ei oska midagi muud öelda, et Kulkale tuleb soovida palju edu ja jõudu, aga mõned asjad, mis tegemata jäid, võiks ju kuidagi ära teha. Aga mis jäi Langil tegemata? No sa ju ise enne kirjeldasid seda, et ega need samad asjad on ju tänaseni aktuaalsed, et 96. aasta Riigikogu otsus on ära täidetud, need olulised riigile ja rahvale olulised kultuuriobjektid hakkavad valmis saama. Viimane ongi Teatri Muusikaakadeemia, nagu Kertu jutust kostis. 23. aastaks on ERM lõplikult ära makstud. Muide ERMist 1-2 sõna, mis ma tahan kindlasti öelda. Et ERMi ehitamise otsustas Kultuurkapitali nõukogu, mitte Eesti Vabariigi valitsus. Ja see nõukogu protokoll on tänaseni olemas, selle võiks ära raamida. Ja ega see ei läinud nii väga lihtsalt, sellepärast, et Kultuurkapitalis nõukogus olid tol hetkel äärmiselt ratsionaalsed inimesed, kes oskasid lugeda iga senti. Ja samal hetkel siis riiklik süsteem tõi meile lauale niisuguseid pabereid, mille järgi ta oleks pidanud minema tegelikult 20–25% kallimaks, kui ta nüüd tegelikult läks. Ehk Eesti rahvas sai ERMi kätte 74 miljoni euro eest ja Kultuurkapitali nõukogu tegevuse tulemusena, kas Laido on veel siin, Laido oli üks, kes vedas näpuga järge iga 1000 euro pealt, langes see kulu kuskil seal 20 miljoni võrra. Nii et Kultuurkapital teiselt poolt on olnud väga efektiivne ehitaja.
ta on suutnud väiksema raha eest ehitada, kui riik on suuteline ehitada. Siin on nagu teatav dilemma. Aga siiski, ega see jah, nüüd järgmine ring, kui nüüd peaks Eesti poliitiline ringkond otsustama, et tulevad järgmised 3 objekti, siis ma küll väga tõsiselt kaaluks seda, et see raha ei peaks tulema nagu kultuurkapitalist. See kultuurkapitali eesmärgid on ikkagi selles 24. aastal kirjutatud seaduses imeilusti veel kirjas, need tänaseni väga aktuaalsed. Aitäh. Laine oli enne Reinu siis nii nõukogu esimees kui ka minister. Mis on need, sellised, mis on jäänud suurem arm olnud mõlemas tähenduses, eks ju, et või nii-öelda valusmälestus või selline armastus, mis sai ära tehtud ja mis jäi tegemata ja kultuuriministri ametist võib ju ka üht-teist meenutada. Tere ka minu poolt ja palju õnne siis Kultuurkapitalile ja praegustele tegijatele. No ütleme niimoodi, et minu 4 aasta jooksul 2007–2011 olid nii armid kui armud, sellepärast et see aeg oli kuulus siis majanduskriisi poolest ja ma arvan, et ükski teine kultuuriminister ei ole pidanud oma nii-öelda valitsemise aja jooksul nii palju kärpima ja kui siin Eha Komissarov rääkis kulkast kui tagalast, siis mina pean ütlema, et nende, siis võib-olla mitte 2007. aga 2008. aastast küll oli kulka tegelikult kultuurivaldkonna jaoks täielik tagala. Ja võib muidugi vaielda selle üle, et kas on õige toetada riiklikke institutsioone, aga need inimesed, kes selle asja juures lähedalt olid ja eelarvega põhjalikult tuttavad olid, said väga hästi aru, et kui poleks olnud kulkat ja neid võimalusi läbi Kultuurkapitali toetada erinevaid ka riiklikke institutsioone, siis võib-olla mõnda nendest enam ei olekski olnud. Võib-olla see oli ka kellegi soov ja ootus. Aga mina puutusin pidevalt kokku sellega, et Kultuurkapitali seadus taheti lahti võtta. Taheti see raha, mis protsentuaalselt oli siis sinna suunatud hasartmängumaksust ja aktsiiside laekumisest, oleks tulnud otse riigieelarvesse ja igal aastal oleks riigieelarves otsustatud, kui palju tegelikult Kultuurkapital toetust saab. Aga kuna väga halb analoog või võrdlus oli olemas Läti vabariigis ja Lätis massu ajal Kultuurkapital ingitses vaevalt ja ei tahetud sinna üldse raha anda, siis see oli meile heaks argumendiks, et võrdluses. Nüüd mina tegelikult olen toetanud neid ehitisi, ütlen ausalt, et erinevalt Reinust. Ja see põhimõte, mis on olnud, et osa läheb investeeringuteks, on minu meelest selles seaduses kirjas, see on teatud protsent. Ja see on tegelikult võimaldanud ega siis kultuuri, ütleme, mekad, mis iganes valdkonnast nad siis ka ei ole, vajavad ka katust pea kohale, et seesama Kumu teema, Eesti Rahva Muuseum tegelikult oli algselt planeeritud osaliselt kulkast ja osaliselt eurorahadega. Minu aeg oli kogu võitlus selleks, et tõestada Brüsselile, et Tartu ei ole pärapõrgu ja et ERM-i ei pea tooma Tallinnasse. Kui oleks olnud ERM Tallinnasse kirjutatuna, siis ilmselt oleks europrojekt ka heaks kiidetud Brüsseli poolt. Ja veel üks huvitav objekt, millest vähe räägitakse, on Ernesaksa maja Oru tänaval, mis tegelikult sai oma juriidilised vaidlused peetud ja tegelikult korda tehtud, edasi antud siis üle antud Eesti Kontserdile ja Rammile ja praeguseks maja toimib koos mälestuste ja sellise külaliste majana. Et ma arvan, et see on üks väga oluline asi. Minu viimaste päevade võitlus, Raul mäletab kindlasti, oli ka see, et Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saaks osakenegi nii-öelda tookord jala ukse vahel, et saaks ehitama hakatud seda saali, mida tänaseks ehitatakse ja mis saab varsti valmis. Aga see oli üks väga heitlik protokoll, mis kord otsustati heaks kiita ja siis jälle maha tõmmata ja nii edasi. Nii et
et lõplikud võitlused Muusika- ja Teatriakadeemia saali ehitamiseks ja selle otsuse, mis 96. aastal Riigikogus siis vastu võeti või see nii-öelda niisugune mitte otsus vist oli määrus või teatis, et seda teha tuleb. See sai lõpuks niisuguse võidu ikkagi Tõnu Kaljuste ja Arvo Pärdi koos korraldatud rongkäigu järel, nii et siis pärast seda kuidagi need emotsioonid läksid. Nii et ütleme nii, et ma iseloomustaks seda 4 aastat Kultuurkapitalis kui ühte suurt ellujäämisvõitlust ja mul on hea meel, et vaatamata raskele ajale ei võetud seda seadust lahti, ei võetud seda raha riigieelarvesse ja vaatamata rahulolematusele nende kunstnike ja kultuuritegijate poolt, kes olid vabakutselised, et toetati riiklikke institutsioone, andis see võimaluse edaspidi nendel riiklikel institutsioonidel olla toeks erinevatele projektteatritele, olgu siis oma inimeste või vahendite nii-öelda rentimisel või andmisel suveprojektideks või ka siis erinevateks kontserditeks, et oli see know-how olemas. Nii et minul sellised mälestused. Urmas Paet, milline on siis Eesti kultuuri ja spordielu olnud viimase 25 aasta jooksul ja milline on Kultuurkapitali roll selles ja Urmas Paeda roll selles? No kõik 3 on hiigla suured muidugi, eks ole. Mis ma muud vastan sellele tähtsale küsimusele. See kõik jäi nii kaugele. Aga üks, ma arvan, eriti praegu, kui vaadatakse tagasi ja me vaatame tagasi selle 25 aasta peale, et siis ongi võib-olla tänasest seisukohast kole lihtne midagi kritiseerida, mis kunagi on olnud, eks ole, ja tulla selle kriitikaga tänasesse päeva välja. Aga ma arvan, et kui vaadata kogu ühiskonnas selle aja jooksul toimunud muutusi, milline oli Eesti riik 25 aastat tagasi, milline oli ta 15 aastat tagasi, kas või 10 aastat tagasi ja mis ta on täna, siis on selge, et see olukord tegelikult on väga erinev. Et seetõttu, kui ma mõtlen tagasi sellele ajale, kui ma 2 aastat olin kultuuriministri ametis ja ühtlasi siis ka Kultuurkapitali nõukogu esimees, et see oli see aeg 2003–2005, kui me näiteks astusime või saime Euroopa Liidu liikmeks alles. Mis tähendab, et esimene pool minu ametiajast me veel ei olnud seal, me olime sinna teel, teine pool olime just saanud uue värske kogemuse. Ja mis tähendab seda, et tegelikult need suured muutused meie ühiskonnas ei olnud selleks ajaks üldse veel lõppenud, mis algasid seal 90ndate algusega. Ja see puudutas kultuuri täpselt samamoodi. Et seetõttu, kui täna ma võingi peaaegu olla nõus selle väitega, et näiteks Kultuuriministeerium ja Kultuurkapital teatud mõttes võiksidki elada eraldi elusid, et mitte olla ka seotud võib-olla siis ametiisikute tasandil. Siis kui ma mõtlen sellele ajale 15 aastat tagasi, kui need suured muutused ei olnud nii-öelda veel lõppenud, siis ma arvan, et tollal see seos iseenesest oli nagu vajalik. Et seesama sünergia, mis mõlema poole pealt tekkis ka kultuuri rahastamiseks selleks, et ühelt poolt säilitada midagi, mis on vajalik, et see nende muutuste käigus kokku ei kukuks ja teisalt siis ikkagi püüda panna õlga alla ka uutele asjadele, ükskõik on see siis nii-öelda kinnisvara pool või kultuuri kodu pool, kuni siis muidugi sisuni ja sisulise loomingu toetamiseni välja. Siis ma arvan, tollel ajal see oli hea lahendus, mis andis võimalikult nagu parima tulemuse, et ma arvan, et oli siiski suhteliselt vähe neid asju või olukordi, mis nii-öelda kukkusid 2 tooli vahelt põrandale maha ja said seetõttu kannatada. Et pigem vastupidi. Et kui ma selle aja peale tagasi mõtlen ja nende muutuste peale, näiteks see oli see aeg, kui me otsustasime selle, et seesama ERM, millest siin on ka räägitud, tulebki raadile. Et tollal sai tehtud see otsus. Et tagantjärgi on seda kiidetud ja laidetud, aga täna on see ERM olemas Tartus ja ma arvan, et meil on nagu tegelikult põhjust rahul olla selle. Või siis kui vaadata ka mingid teisi valdkondi, see oli ka see aeg, kui näiteks me otsustasime luua teatri NO99, mis 99 vastu ei pidanud, aga ma arvan, et teatripilti nii meil kui Eesti teatri kaudu kogu maailmale tegi väga olulisi tegusid. Või filmi lugu, kus ühelt poolt oli sõna otseses mõttes tegemist Eesti filmi ellujäämise küsimusega. Ja seda ka sünergias Kulka Kultuuriministeerium, et tagada see, et Eestis filmi tootmine kui selline üldse nagu ei lakkakski.
ja noh, teisalt ka see keskkond, et tollal oli näiteks kino Sõprus kadumas, aga siis sai otsustatud, et ei, paneme ikkagi seljad kokku ja teeme Eestis selle nii-öelda esimese Euroopa või väärtfilmi kino sinna samasse Sõprusesse. Mul on hea meel, et see kõik on nüüd selle viimase 15 aastaga edasi liikunud, et ühelt poolt on Sõprus alles, teisalt see Euroopa ja väärtfilmi kino on hoopis nüüdisaegsetes tingimustes. Või lastekirjanduse keskus, mis vireles kuskil Liivalaia tänaval, eks ole, me kõik tahame, et lapsed tunneksid kirjanduse ja lugemise vastu huvi, ka taaskord sai tehtud otsus, et nad saavad vanalinna oma maja. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et selles mõttes see oli selgelt ikkagi jätkuvalt selline muutuste aeg, kus minu meelest ei saa alahinnata kumbagi poolt, ei seda füüsilist keskkonda, loomulikult rääkimata vaimsest, kus sõna otseses mõttes ikkagi tuli leida nii-öelda ka skeeme, mis tõepoolest ütleme nüüdisaegses kultuuris, ma loodan, enam võib-olla ei peaks nii olema ja pole võimalik, aga sõna otseses mõttes leida skeeme koostöös omavalitsustega, koostöös näiteks tollal veel riigiteatritega, et kõiki neid hooneid korda teha ja renoveerida, et meil seal midagi sõna otseses mõttes kokku ei kukuks. Kultuuriministrina muuseas käies ringi igasugustes asutustes, ma sain 2 korda ka kirbud. Ma loodan, et täna enam Eesti kultuuriasutustes ringi käies ei saa neid, eks ole. Ma ei ütle, mis asutused need on, aga see vastab tõele. Nii et ajad on olnud erinevad. Okay. Kui Kultuurkapital saab olla siis tegelikult päris sõltumatu, et ta võib ise otsustada, siis ma saan aru ERMi ehitamise. Et ma küsin Indrek Saare käest, kas Kultuurkapital võiks sekkuda, et Sakala 3 teatrimaja juba sel aastal tegutsema hakkaks või see ei ole Kultuurkapitali kompetents üldse? No see maja kasutusõigus on ikkagi Kultuuriministeeriumi käes. Nüüd Kultuurkapital ei saa seda skvottima minna sinna lihtsalt, et võtame raha kaasa ja lähme istume sinna maha. Et ma arvan, et see päris ettekujutatav ikkagi ei ole. Aga küll Kultuurkapital saab analoogseid initsiatiive toetada. Et see võimalus küll on, aga mitte nüüd konkreetselt ette kirjutada, mida riik oma varaga pihta peab hakkama. Indrek, kui ma seda asja siin ette valmistasin või natuke vaatasin, mida kirjutatakse Kultuurkapitali kohta, siis et kui lüüa sisse Google'isse Kultuurkapital, siis need õnnelikumad kohad on need, kui tulevad välja rahajaotused, eks ju. Ja ma mõtlesin, kus need negatiivsed asjad on, siis ma kirjutasin Google'isse Kultuurkapitali jamad. Ja sealt tuli paar artiklit ja üks nendest oli siis väikene selline diskussioon Sirbis septembris 2008, kus Indrek Saar ütleb, et ma palun protokollida, ei ole olemas teist nii avalikku asutust, kui seda Kulka sihtkapitalid oma raha jagamisega. Endiselt sellel seisukohal? Jaa, olen, sest see valdkonna enda kontroll on seal maksimaalne. Seal on 7 liiget. Kunagi oli see tava, et alati oli ka üks ministeeriumi siis vastava valdkonna nõunik seal, aga selle vist Rein lõpetas ära või kes see esimesena selle asja ära lõpetas, et selles mõttes ja me oleme seda diskussiooni nüüd siin viimased 4 aastat, kui mina olin ministriametis, siis ka paar korda teadlikult üles tõstud, et kuidas me siis tahaksime, et kas see infovahetus on tagatud, oleks parem või see ikkagi hakkab mingil määral tööd mõjutama. Kas siis sisuliselt või vähemalt hakkab näima, et Kultuuriministeerium selle kaudu hakkab nii-öelda oma poliitikat teostama ka läbi Kultuurkapitali ja jõudnud äratundmisele valdkonnaga koos, et ei ole vaja. Et see on täiesti piisav, et kultuuriminister nimetab ühe nõukogu liikme ja on ise nõukogu esimees, et see on piisav seotus, et kõik need sihtkapitalid on täiesti sõltumatud ja seal ei ole ministeeriumi. Küll aga andmete vahetamise poolest, et see, mille Kertu on ette võtnud ja algatanud, et saada andmed võrreldavaks ja lõpuks niimoodi, et nii ministeerium kui Kultuurkapital saavad neid kasutada ja näevad, mida ühest või teiselt poolt tehakse. See on minu arust küll väga vajalik selle jaoks, et püüda natukene teadmiste põhisemalt hinnata seda, mis on Kultuurkapitali mõju. Ja miks meil Kultuurkapitali sellisel kujul just vaja on, sest ma arvan, et paljuski me oleme pidanud seda argumenteerima siiski sellise emotsionaalse argumentatsiooni ja kõhutunde pealt ja meil on olnud tegelikult vähe andmeid selle jaoks, et hinnata seda.
mis siis 25 aasta jooksul oleks juhtunud teistmoodi, kui Kulkat ei oleks olnud, see rahastamissüsteem oleks olnud midagi teistsugust. Kas see liiga kitsaks seda vaadet ei tee, kui ainult oma valdkonna inimesed seal on või et kus see piir jookseb, et nii on alati tehtud ja meie nii oskame, eks ju, kui 90-ndatel ei olnud häbiasi öelda, et ma ei tea, mis tähendab alkoholiaktsiis või hasartmängumaks, eks ju, et praegu nii-öelda laiemat vaadet järsku vajaks sihtkapital, et teeme uutmoodi revolutsioonilisemalt. Ja mulle meeldib evolutsiooniline areng rohkem üldiselt kui revolutsiooniline, aga eks revolutsioonidel on ka omad kohad maailmas. Aga ärme unusta ära seda, et kultuurkapital ei pea korrastama kogu maailma. Kultuurkapitali vahendid on umbes 15% riigieelarvest kultuurile eraldatud vahenditest. Kultuurkapital saab seada täiendavaid rõhuasetusi, saab mahendada kriisi ajal, nii nagu Laine väga ilusti rääkis tegelikult seda, kui krokodillid on ülejäänud projektirahad kõik ära söönud. Saab ette võtta võib-olla natuke riskantsemaid asju ja saab endale ka lubada seda, et ta komposteerib seda loojat bürokraatiaga vähem. Et see on üks imelisi asju, mida Kultuurkapital siiamaani on tegelikult suutnud hoida võrreldes kogu ülejäänud meie selliste menetluslike normidega, mis ühiskonnas paratamatult järjest rangemaks lähevad. Aga Kultuurkapitali kohustus ei ole tervet maailma kogu maailma eest vastutada ja seda korda teha ja seda ambitsiooni pea võtma. Ja Kultuurkapitali nõukogu koosneb ju sihtkapitalite esindajatest. Sinna tulevad kõik erinevad ekspertiisid omakorda kokku. Ja selle juures on siis ka Rahandusministeeriumi ekspertiis ja järelevalve. Aga sihtkapitalid ongi selle jaoks, et selles valdkonnas oma prioriteete seada. Aga need 7 inimest püütakse, nii palju kui mina olen tajunud, ikkagi alati valida niimoodi, et see tooks võimalikult mitmekesise ekspertiisi ja kogemuse sinna sihtkapitali. Siia konverentsile saatis oma kirja ka Raivo Palmaru, kes ei saanud küll kahjuks siin osaleda. Raivo Palmaru kirjatükiga olete te kõik ka tutvunud ja tema seal väitis, et see Kultuurkapital, populaarselt ütlen, on selles mõttes väga tore, et ta on sellest ministeeriumi tegevusest suhteliselt sõltumatuks, ma sain niimoodi õigesti aru, jah? Et minu küsimus on siis Tõnisele, et kas Kultuurkapital on poliitikutest sõltumatu? Ma arvan küll otsustes, aga eks see raha hulk, mis mingil määral poliitikast sõltub, kas siis sellest samast aktsiisipoliitikast või tõepoolest poliitilisest käsitlusest, kas investeeringud tehakse sealt kaudu või mitte, kindlasti mõjutab kas või otsuste hulka, mida sa saad teha ja seda, kas saab toetada suuremaid, väiksemaid projekte. Natukene mõjutab see üldine ümbruse sfäär ka ju seda, kas püsikulud, institutsioonide püsikulud libisevad vaikselt Kultuurkapitali kanda või mitte. Kui ümberringi oleks institutsioonide rahastamine paigas või oleks seda piisavalt, siis nad ei libiseks sinna. Püsikulud, see tähendab, et seda oodatakse sisuliselt igal aastal institutsioonide rahastamist ja kui keegi hakkab rääkima, et võiks nüüd rohkem projektidele ja loomingule vabastada raha, siis tekib kohe küsimus, see on analoogiline teaduse rahastamisega. Tekkis kohe küsimus alati, aga mis siis saab nendest institutsioonidest, kes on väga olulised antud väljal. Nii et üldine poliitiline elu või otsustusring muidugi mõjutab, aga jumal tänatud see konkreetsete projektide ja loojate vaheliste vahekordade loomine või kvaliteedi pealt otsustamine on kindlasti sõltumatu. No 2008. aasta rahandusminister oli siis vist Jürgen Ligi, eks ju, selles samas artiklis, kus ta vaidles ka siis Indrek Saarega. Ütleb Jürgen Ligi, et poliitiline sõltumatus muidugi on fiktsioon, et sõltuvus tagatakse esiteks Kultuurkapitali seaduse endaga, Kulkale määratud protsendiga maksudest, teiseks pidevate maksumäärade muutumisega, kolmandaks nõukogu esimehe persooniga
ja neljandaks ekspertide määramisega nõukogu esimehe poolt, mis on täielik jama. Et kuidas tollane kultuuriminister ja eelmine kultuuriminister Rein siis seda asja arvab? Mina olin sellel ajal kultuuriminister jah, kui Jürgen Ligi selle tiraadiga esines. No ütleme niimoodi, et see oli tema arvamus, tollel hetkel oli seadus ja määrus selline, kuidas Kultuurkapitali määrati ja nõukogu esimees oli kultuuriminister ja on jätkuvalt edasi, seda talle ei õnnestunud väärata. Nii et tegelikult me võime rääkida ilusaid sõnu, aga ma olen nõus Tõnisega, kes just rääkis, et kuidas tegelikult ikkagi on poliitika mõjutamas ka Kultuurkapitalis toimuvat. See lihtsalt ei saa olla teisiti, et ta mõjutab kas selliselt, et võetakse see seadus lahti ja suunatakse kogu raha näiteks riigieelarvesse või seisavad teatud poliitikud selle sama asja eest, et seda ei toimuks ja et poliitikute osalemine nendes otsustes oleks minimaalne. Tegelikult ju minister ise osaleb ainult selles suures nõukogus ja sihtkapitalides ei ole ministri, ei ole poliitikuid, vaid on ikkagi eriala inimesed. Kuigi ma mäletan seda, mina olin siis 4 aastat ja minu ajal vahetus 2 koosseisu. Muu hulgas olin ma ise 2 koosseisu Helikunsti sihtkapitali liige koos Olav Ehalaga 2000 aastate alguses, siis kui Signe Kivi oli kultuuriminister ja kõik need mälestusväärsed sündmused, mis seal siis toimusid Kultuurkapitalis murranguliselt, et see kogemus on ka olemas ja ma olen sihtkapitali liikmena, saan ka öelda, et seal ei tehtud poliitilisi otsuseid. Seal olid tõesti koos eksperdid, mina olin toona Tartu linna poolt saadetud, kui esialgu Vanemuise kontserdimaja direktor ja edaspidi Tartu linna poolt siis juba abilinnapeana ja siis ma tõesti olin juba läinud poliitikasse, aga nagu vana soojaga olin jäänud sinna koorijuhina sisse. Nii et tegelikult see võib lihtsalt meeldida või mitte, aga mulle tundub, et praegu see, mida me täna näeme, kuhu me oleme jõudnud, Kultuurkapital on alles, seadus on alles, institutsioone kui ka erinevaid projekte ja vabakutselisi on saadud toetada. Me oleme uhked selle seaduse üle ja suur jagu poliitilisi parteid oma programmides peavad oluliseks ära märkida, et Kultuurkapital säilib sellisena, nagu ta on ja et seda ei lõhuta ja minu meelest ka see on väga oluline poliitiline otsus. Kui kultuuriministeeriumi eelarvesse ei mahu raha, siis ju saab ju ministrina, nõukogu esimehena Kulkale selle ülesande panna. Vat väga õige. Ja see oli ka selle minu Sibritsele antud intervjuu üks nurgakivi. Et Kulkat on kasutatud ja oleme ikka ausad, et praktiliselt kõigi ministrite poolt mingisuguste probleemide lahendamiseks, milleks Kultuuriministeeriumi eelarves puudust vahendada. Ja loomulikult on Urmasel õigus, et ei saa vaadata kõik, et möödunud tänaste mõõdupuudega ajad olid erinevad. Aga minu arvates peaksime sinnapoole liikuma ja 7 penikoorma saabastega, et me ei hakkaks kinni toppima Kulka kaudu mingisuguseid eelarveprobleeme. Ma ei pea siin silmas mitte ainult Kultuuriministeeriumi eelarveprobleeme, vaid eelkõige Haridusministeeriumi eelarveprobleeme. Minu andmetel siiski on avalik-õiguslikud ülikoolid tänasel päeval eelarve kujundamise suhtes Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala. Ja kui need avalikud ülikoolid tulevad Kulkasse ja ütlevad, et nad ei saa õppetööd läbi viia ilma selleta, et Kulka nende teatud projekte ei toetaks, siis minu meelest on midagi valesti. Et selles osas tuleks mingisugune selgus ikkagi saada. Nüüd, kas Kulka on mõjutatav poliitikast? No muidugi on.
lõppastmes võtab ju seadusi vastu Riigikogu ja Riigikogu kujuneb vabadel valimistel. Ja kui keegi ja Riigikogust sõltub ju valitsus, nii et kui valitsus peaks mingisugusel hetkel ikkagi otsustama, et kulkat tuleb reformida ja näiteks sellel eesmärgil, et kultuur ja õiglased ja ilusad asjad ei oleks rahastatud pahedega, mis on ju väga populaarne jutt, eks ole. Ja läheb läbi, mis mühiseb. Ka Euroopa Liidu lipp korjati ära ju koalitsiooni häälte tugevusega. Nii et mina küll ei ütleks, et nüüd see kulka seadus on raiutud kivisse ja keegi ei lähe teda puutuma. Mingis meeltesegaduses või järgmise finantskriisi ajal võib see väga kergesti juhtuda. Ja ta juhtub vähem tõenäoliselt juhul, kui kulkal ei ole mingit taaka mingisugustest suurtest ebaõnnestumistest. Täna 25. aastapäeval on muidugi ilus rääkida kõikidest nendest headest asjadest, mis kulkagas on toimunud ja millega on hakkama saadud ja eks ta on õige ka. Aga ma ootaks ka tegelikult mingit niisugust konverentsi sarnast üritust, kus analüüsitakse ebaõnnestumisi. Et me oleme pannud kuskile mingit raha, mille tulemus on olnud tegelikult viletsapoolne või on vastupidi genereerinud näiteks mingeid mittevajalikke kulusid edaspidi. Neid asju on. Ja nendest peaks tegelikult täna rääkima, et neid maksimaalselt vältida, et olla valmis selleks järjekordseks katseks tegelikult seda kulka rahastamise mehhanismi purustada. Muide, see on õiguslik järjepidevuse küsimusi. Üks kord aastas, kui hakkab kevad tulema, tuleb alati see teema päevakorda, et kulka seadust muuta ja siduda ta nendest seadusega määratud protsendi jaotusest lahti. See on üks kord aastas. Alati ta tuleb, alati on ta surnud viimastel aastatel see initsiatiiv. Tuleb jälle, selleks valmistume seltsimehed. Ma tahaks repliigi korras lihtsalt öelda ebaõnnestumise teema juurde, et üks väga oluline asi, mis seda ebaõnnestumist hoiab ära, on see, et ühel hetkel otsustati, et kõik rahasaajad peavad andma väga korraliku aruande, sest oli väga kaua aega oli niisugune asi, et aruandlust ei olnud ja tuli lihtsalt sama seltskond uuesti raha küsima ja kuhu see eelmine oli pandud, sellest ei olnud eriti keegi aru saanud ja ma mäletan seda tohutut pahameelt, kui me andsime välja sellise korralduse, et järgmine kord raha ei anta nendele, kes ei ole teinud aruandlust ja sellest ausalt öeldes ilmselt ma sain päris rahvavaenlase pitsati endale külge, aga tänaseks mul on ülihea meel, et me oleme selle juurde kindlaks jäänud ja et see võitlus sai tookord ära peetud ja vaatamata sellele paberitööle, mida siis inimesed peavad tegema, kes on raha saanud, võime me täna rääkida natukene vähematest pahategudest. Aitäh. Me kõik mäletame teadusleppe allkirjastamisel andis Jüri Ratas mehesõna. Tõnis Lukas, milline on su mehesõna nüüd siis, kas tuleb järgmisel kevadel kultuurkapitali reformimine või juba sügisel, et eelarve juures? Milline on siis poliitika ja kultuurkapitali suhe? Mina kikitsin kõrvu jah selle kevadise prognoosi üle, aga ju ma siis kevadel ei jõudnud valitsusse. Vähemalt praegu ei ole selle natukese ajaga ei ole keegi minu kuuldes seda teemat üles tõstnud, et peaks põhimõtteliselt kultuurkapital. No jah, aga kui see Reformierakonna fraktsioonis toimub, ega te ei räägi ka mulle ju alati nendest asjadest niimoodi. Vähemalt jah, niisugustes avalikes sfäärides mitte. Ja ega mul praegu ju palju meenutada ei ole, eks siin veteranidel ole palju rohkem ja mõned viited nendele probleemidele, mis tulevad finantsiliselt kehvadel aegadel siin ka kogenud inimesed ju tõid. Ka mina olen kuritepaigal 3. korda tegelikult, 2 korda valitsus startis tegelikult, teisel korral tegi ümber, esimesel korral startis, kui ma olin osaline kokkuhoiumeetmetega, ehk mitte kasutada seda äätähega sõna seal vahepeal. Nii et praegu on sama olukord ja kahtlemata tuleb siis kultuurivaldkonna eelarvet kaitsta, põhjendada neid. Kui rääkida poliitilistest otsustest, siis kahtlemata on seaduse tegemine
ju põhiline, millega mõjutatakse kultuurkapitali formaati üleüldse. Ja määratakse ka sihtkapitalide arv või ütleme sihtkapitalide koosseis tegelikult. No mitte koosseis, vaid millega kultuurkapital tegeleb, mis on tema ülesanded. Selle kaudu Riigikogu ju determineerib paljuski ette, aga igapäevaseid otsuseid see ei peaks mõjutama. Miks ma toetan ajakirjanduse sihtkapitali loomist? Muidugi rääkida sellest seisva või langeva raha tingimustes ei ole ehk eriti tark. Tõusva raha tingimustes saaks selliseid muudatusi paremini teha. Aga just ka sellepärast, et ega siis ajakirjanduslik edenemine, täiendkoolitus, kõik see, mida me peame täiesti normaalseks kujutavate kunstide või etendusasutuste töötajate puhul, millele kultuurkapital ka oma õla alla paneb. Ma ei pea siin silmas avalik-õiguslike ülikoolide kulude kinnimaksmist, aga ikkagi mingid koolitused, osavõtmised, enese täiendamised, paljud muud asjad, projektide kaudu tehakse seda tihti, osaletakse mingites koostööversioonides. Ega see ei ole ajakirjanduse osas ka naljategu. Et see on inimeste enesekindluse küsimus, töö kvaliteedi küsimus ja see on omaette sfäär, millel niisugust tuge, mis on siis paljuski erakapitalil olevate ettevõtete käes, millel sellist tuge, süstemaatilist kultuuriloome tuge täiendavalt ei ole. Nii et ma arvan, et kui ette võtta mingi olulisem muudatus, formaadi muudatus, siis tuleks luua ajakirjanduse sihtkapital. Nüüd juba 2. Et ma väga loodan, et ajakirjandus sihtkapitali, kultuurkapitali kunagi ei tule. Sest mis on see olemuslik vahe? Kunst annab edasi looja arusaamasid läbi kunstiliste kujundite. Kas ajakirjanikul on ka siis õigus läbi kunstiliste kujundite peegeldada tegelikkust ja edastada fakte? Nii et see on ikkagi hoopis keerulisem teema, kui siin öelda lihtsalt, et ajakirjandus on raskustes ja tuleme nüüd läbi kulka talle appi. Aga mis on, kuna Laine rääkis nendest aruannetest, mis kindlasti on aidanud kulkat kaasa, siis siinkohal ma tahan jälle öelda, et on ajas ja ruumis tegelikult olukorrad muutuvad. Täna esindan mina siin ka Soome-Eesti kultuurifondi juhatust ja me tegime Soome-Eesti kultuurifondi Soome seaduste alusel, sest see on kultuuri toetamiseks tegelikult parem õiguskeskkond kui Eesti. Nii et on meile üle mõtiskleda. Aga meie ja nagu ka kõigil teistel kultuuri toetavatel fondidel Soomes ei lasu seda kohustust oma eraldiste saajatega sõlmida lepinguid. Seal valmistatakse otsus ette, otsus langetatakse, raha kantakse üle ja sellega on see fondi tegevus lõppenud. Mingit täiendavat kontrolli või aruandeid ja seda bürokraatiat ei ole. Ehk siin on suur vahe usaldusel ja mitteusaldamisel baseeruvas ühiskonnas. Ja mina arvan jällegi, et kulka peaks kindlasti liikuma selle usalduse ühiskonna poole, mitte tekitama bürokraatiat sellepärast, et me inimesi ei usalda. See mitteusaldamise foon Eestis hakkab tegelikult pärssima kõike, nii majandust, kultuuri, kunsti ja sellele tuleb kuskil panna pidurit. Ma siiski tahan repliigiga vastata, et me mitte et nüüd ütleme niimoodi, et eks Reinuga me oleme vastandlikel seisukohtadel olnud nii mõnigi kord, et kõik sõltub jällegi sellest keskkonnast või olukorrast. Vaata, kui ei teki kõrvalt vaatajal küsimus, et konkurendid, kes kõik väga kiivalt jälgivad, sellest on ka siin juttu olnud, siis peab olema tegelikult väga selge pilt, kuhu läheb maksumaksja raha. Et alati, kui keegi soovib seda küsida ja täpsustada, siis tegelikult oleks selge sotti. Asi ei ole mitte niivõrd jagaja poolses mitteusaldamises, vaid lihtsalt läbipaistvas informatsioonis. Ja kui meie ühiskond mingitel hetkedel pidi nii suurelt kärpima,
siis need otsused, kes siis said selle raha, pidid olema niivõrd läbipaistvad, et mitte kellelgi ei tekiks mitte mingisuguseid vähimaidki kahtlusi. Nii et jah, suures plaanis võib rääkida usaldamisest, ühiskonna usaldamisest filosoofilises mõttes, aga igas konkreetses ajahetkes, kui sul on vähe raha, siis sa kontrollid seda raha ilmselt võib-olla natuke kiivamalt ja konkreetsemalt. Ja kui on vabamad ajad, siis ehkki see on põhimõtte küsimus, ma ütleks, et minul on selline arvamus, et avaliku raha kasutamine peab olema selgelt jälgitav. Indrek tahtis öelda. Ma tulen korra selle juurde tagasi, mis Rein ennem ütles, et minu mälu järgi see on see, mis puudutab ülikoolide taotlusi, siis see tegelikult moodustab lõpuks nendest rahadest, mida Kultuurkapital eraldab 2%, et see ei ole nii suur, et see oleks nüüd maailma kõige esimene probleem kindlasti Kultuurkapitali rahastamiste juures. Nüüd jah, see protsent tõuseb läbi selle, et Kultuurkapital saab ka täiendavat tulu, ehk siis hasartmängu maksu laekumistest tuleb täiendav protsent vastavalt eelmise aasta kokkulepetele ja see, millest Kertu rääkis, et loovõppejõud saavad hakata ennast loominguliselt süsteemselt ka rakendama. Aga seda meile valdkonnal on vaja ka ilma selleta, kas haridusministeerium rahastab või mitte, aga ka see kokkulepe on tegelikult tulnud nii-öelda haridusvaldkonna arvelt. Ja see on palju olulisem pool, kui need mõnisada tuhat vist, mis aasta peale kokku siis erinevate koolide ja projektidega on. Kuigi jah, ideaalis loomulikult võiks haridusministeerium ise saada koolide rahastamise hakkama, aga et meil ei tekiks ettekujutust, et seal on tohutu ressurss, millest saab midagi teha, kui see uks kinni panna. Aga selle ajakirjanduse teema juurde ma tahtsin kommentaariks öelda, et Kultuurkapital muideks on ka rahastanud ja seda neljapäeval esitleti värsket ülikoolide tehtud uuringut sellest, et mis see meediamaastiku olukord üldse Eestis on. Ja kui tänane võim hakkab tegema ajakirjanduse sihtkapitali, ma loodan, et nad kasutavad seda uuringut, mis ülikoolid teinud on selle jaoks, et sõnastada ka see, et millist probleemi me siis selle kaudu tegelikult lahendama lähme ja kas ajakirjanduse sihtkapital neid põhiprobleeme, mis meil on, ka on võimeline lahendama või on või tuleks need poliitilised kokkulepped kuskil mujal teha. Aga mida ma kindlasti loodan, et selle käigus, kui sa lähed nüüd seadust avama, sest seda sa tegema lähed uut sihtkapitali luues, ei tulda selle juurde, mida me kõik oleme siin mananud, et ei võeta kogu seda rahastamist lahti, sest praegu on suurepäraselt pind ette valmistatud. Kultuurkapitali tulud langevad seoses alkoholiaktsiisi kärpimise ja tubakaaktsiisi madalama tõusuga. Sel aastal võib-olla 4-5%, järgmise aastal võib-olla 10%. Me ei tea, kui palju inimesed jooma hakkavad või palju Soome turiste juurde tuleb. Matemaatiliselt on ta niimoodi. Et siis on hea võimalus tekitada ka meis, kes me oleme Kultuurkapitalist ühel või teisel moel sõltuvad või elame sellel kaasa. Selline mõte, et aga äkki peakski nüüd leidma mingeid muid vahendeid selle jaoks, et Kultuurkapitali rahastada. Ja see on suurepärane võimalus tegelikult lahti siduda. Nii et ma arvan, et peab olema üsna ettevaatlik sellega, et praeguse valitsuse ajal minna seadust näppima. Viimased repliigid, Urmas oli käsi püstiga. Ma tahtsingi nagu öelda, et lõppude lõpuks siiani on, ma arvan, ka Kultuurkapitali tegudes terve mõistus alati nagu võitnud. Ja see võiks olla ka edaspidi nii. Ja seal on üks selline klassikaline reegel on ju see, et ära väga torgi seda, mis töötab. Et sellega kaasnevad alati kõikvõimalikud riskid, et see asi üldse untsu keeratakse. Kuigi jah, ma tahtsin ennem öelda, kui Rein siin ütles, et mis pagana kiidujuttu siin räägitakse, et tuleks esineda ikkagi sorava virinaga, et siis ei öelnud niimoodi. Mulle ma tõlgendasin pisut, aga jah, et mulle kangastus sellise ühiskonnas lugupeetud inimese mingi juubel, näiteks 50 või 60, kus selle asemel, et rääkida, mis saavutatud on, aga tähistame juubelit nii, et mis see isik siis ikkagi võib-olla on valesti elus teinud seni, eks. Aga ma ütlesin alguses, kus sind ei olnud, et need, kes armastavad, need võivad teha ka kriitikat. No jah, kõik sõltub jälle tasakaalupunktist on ju. Aga ma tahtsin kogu selle loo peale lihtsalt Kultuurkapitali kohta öelda minu meelest veel seda, et ta tegelikult on ikkagi kogu Eestis, maailmas muidugi, aga Eestis endas ka selles mõttes täiesti unikaalne nähtus, kus saavad kokku raha, mis alati tohutult kirgi, eks ole, tekitab. Seal saavad kokku need inimesed, kes ise teevad ja loovad.
need, kes nagu sellest asjast väga palju ja kõige rohkem Eestis teavad ja siis ka veel nii-öelda see poliitiline komponent. Et see tegelikult on väga ja väga nagu keeruline kooslus kõik kokku ja minu meelest, nüüd ma räägin siis nagu jubileri positiivse poole pealt, on see siiski väga hästi toiminud. Hoolimata kõigist nendest pisikestest, ma siiski ütleksin asjadest, eks ole, mida võib alati ette heita, aga nagu suures pildis on see väga hästi töötanud. Et seda enam oleksin ma tohutult ettevaatlik, lihtsalt, ma ei tea, igavuse pärast, mingist arusaamatust entusiasmist minna seda asja nüüd nagu kõvasti katkuma. Et selles mõttes katkuma tuleb minna ikkagi asju, kus see tegelikult on probleem olemas. Siin mina sellist probleemi ei näe. Aitäh! Nii, ühe küsimuse võib saalist ka veel võtta, sest meil kõigil kõht tühi. Kas keegi tahab veel midagi küsida täpsustavat? Kunagi ei tohi muidugi jääda toidu ja tema inimese või tema sööja vahele, eks ole. Jaak Allik, ma tulen oma mikrokiga. Mul on küsimus vist proua Laine Randjärvele. Ma tahaks, et see asi jääks nüüd siin ikkagi ka selles auditooriumis üsna selgelt kõlama. Minu meelest olid sina minister 2009, kui muudeti hasartmängumaksu seadust. Ja kirjutati sisse, et 46% hasartmängumaksust laekub kultuurkapitalile, millest 63% läheb riiklike suurte kultuuriobjektide finantseerimiseks. Nii palju, kui mina saan aru, täna sain aru, see raha tuli kultuurkapitalile juurde ja see on hasartmängumaksu objekt, et see on suunatud investeeringuteks. Kultuurkapitali nõukogu ei ole pädev seda raha ümber suunama toetusteks või projektidel. See tähendab, et ja sealt kultuurkapital sai ainult selle pädevuse otsustada, millised need objektid siis nüüd on. Ja kui nüüd see, mida Rein Lang rääkis, et aitame nüüd küll ja anname selle ära, kui need 3 objekti valmis on, see tähendab ju ometi seda, et see raha võetakse taas ära. See raha ei saa kuidagi minna projektidele. Seda on isegi härra Saare mõnest küsimusest täna kostus see, et miks me paneme nii palju raha betooni. See ei ole kultuurkapitali panna, see on ette kirjutatud ja raha juurde antud ehitusteks. Aga see on kogu aeg päevakorras, nii kui oleks kapitali pädevuses. Palun, kas see mu mõttekäik on õige läinud? Ja härra Jaak Allik, väga suur tänu selle täpsustuse eest. Ma tegelikult juba siin, kui ma kuulasin ka Reino jutu, tahtsin sinna jõuda, aga ilmselt neid ideid ja teemasid oli nii palju korraga. Jah, see vastab tõele. See vastab tegelikult tõele selles mõttes, et ta liigub jälle selle seaduse lahti võtmise, selle muutmise ja selle poliitilise otsuse suunas, kui see peaks niimoodi minema, sest tänane seadus ütleb, et teatud protsent investeeringuteks ja ehituseks läheb ja see proportsioon on paigas. See võib sõltuda ka ilmselt portfelli suurusest ja nendest investeeringutest, kuhu seda, millistesse fondidesse veel, allfondidesse seda raha liigutatakse nii-öelda pankade ja investeerimise mõttes. Ma ei ole liiga suur spetsialist kogu selle investeeringute teemal, küll aga see protsentuaalne niisugune proportsioon tegevustoetusteks ja investeeringuteks minev raha, see on paigas seadusega. Ja kui me ütleme, et me tahame, et rohkem neid ehitisi ei tuleks edaspidi, siis see on jällegi teemaks, et seadus tuleb ilmselt siis ümber sõnastada, kuigi ma olen eelkõnelejatega nõus siin, kes ütlevad, et kultuurkapitali seaduse lahtivõtmine on ohtlik ja see ei pruugi jääda ainult selle ühe teema või soovi juurde, see võib lõhkuda ära terve süsteemi ja kui siin öelda, et mis on see arm tõesti selle 4 aasta jooksul, veel kord ma tahaks öelda, et arm sõnast armastus, siis kõige helgem kiir selle 4 aasta jooksul üldse kultuuriministrina selle masu ajal, selle pideva kärpimise ajal oli see, et oli olemas kultuurkapital ja ma olen väga tänulik tolleaegsetele kõikidele kolleegidele nii ministeeriumis kui ka kultuurkapitalis, kes aitasid seda süsteemi hoida ja selle mainet parandada tulenevalt sellest, mis oli olnud kuskil 5 aastat enne seda, kui ma sinna tööle tulin, nii et Raul on seal, palju õnne Raul ka kultuurkapitalis. Sünnipäevalaps tänab, aga Rein Lang täpsustab. Jah, see asi nüüd nõuab väheke täpsustamist tõesti, et seaduse alusel tõepoolest suunatakse teatud osa hasartmängu maksust laekuvast rahast kulkasse ja sellest rahast omakorda
on siis 63%, mis läheb betooni. Aga seal on üks oluline lause, on riiklikult oluliste kultuuriobjektide rajamiseks ja need riiklikult olulised kultuuriobjektid on defineeritud 1996. aasta Riigikogu otsusega. Neid on 3. ERM, Eesti Teatri Muusikaakadeemia ja Eesti Kunstimuuseum. Punkt. Kõigi puhul näeme me seda, et need on valmis ja nagu Kertu ütleb, 23. aastaks makstud. Ehk nüüd on dilemma selles, kes defineerib need järgmised kultuuriobjektid. Täpselt. Tegelikult Lainel on õigus, seda tohib teha ainult Riigikogu ja siis võib selle skeemiga jätkata. Nii et Kultuurkapital ise endale võtta mingisuguseid kohustusi, et panna kuskile betoonimasin käima, seda ei ole, ehkki ta võib seda teha. Seadus võimaldab. Nii, Tõnis Lukas Üleskutse Riigikogule, et palun nimetage järgmised 3 objekti. Tõnis Lukas, 30 sekundit, palun. Mind pani natuke kimbatusse see kuidas see oli, evolutsiooniline madallend, mis siin on. Ma siis katsun, kuidas te ütlesite, praeguse või tänase võimu eest varjata, et on olemas üldse Kultuurkapitali seadus, et see on üldse olemas. Oleme hästi tasa, keegi seda ei tea. Ma usun, et sa saad ka hakkama, Tõnis, sellega muuseas. No olgu see naljana öeldud. Kahtlemata on praegune koalitsioon täis ka lugeda ja kirjutada oskavad inimesi ja mõtlevad, kuidas Eesti elu edendada ja iga seadust võetakse aeg-ajalt lahti. Ma arvan, et see põhialuseid me muutma kindlasti ei hakka, sellest on nii palju räägitud. Aga üks kord ma olen Kultuurkapitali nõukogus käinud. Ma olen juba palju targemaks saanud. Aitäh sealsetele kolleegidele ja aitäh Kultuurkapitalile. Nii, aitäh teile selle väikse vestlusringi eest.